tere, minu nimi on Arno Remmel. Alustan täna uue kanali esimese saatega. Kindlasti paljud mind ei tea, aga on palju inimesi ka, kes teavad mind. Ja eriti teatakse seda Võsa Reporteri saadet. Seda saab vaadata, kui panna Google'isse minu nimi ja siis seal on see saade olemas ja kõigile vabalt vaatav. Ja lisaks on ka materjali minu muu asjad, eriti raamatute kohta, 3 raamatut olen kirjutanud. Ja siin kanalil alustan sellise teemaga nagu koroonafašismi teemaga, selle vastu võitlus, mille kohta ma olen palju protestiplakateid teinud ja olen ka 2 meeleavaldusel käinud. Olen väga hoolikalt välja valinud materjale, mida plakatile panna, et oleks piisavalt huvitavad asjad. Ja teine asi on see, et pea midagi ei korduks. Ja kuigi õnneks enam pole koroonafašismi Eestimaal, arvan, et inimestel on ka tagantjärele piisavalt huvitav nende asjadega tutvuda. Näiteks palju seda asju te üldse ei tea ja saate palju targemaks ja seal on tuleb ka naljakaid lugusid. Ja see on ka huvitav ajalugu. See jääb kindlasti ajalukku. Seda ei unustata ära. Aga see on ka tõsine hoiatus inimkonnale, et mida võib inimestega teha, kui selline massiline hüsteeria läbi meedia tekitada. See artikkel, mida ma näitasin praegu, sellega oli huvitava lugu. Leidsin ta tol päeval küllaltki varakult hommikul ERR-i uudisteportaalist, kohe ülevalt algusest. Kuni sõin toas arvuti ees, jõudsin ta läbi lugeda ja andmed üles kirjutada. See asi tasus jäädvustamist. Siis läksin kodust minema ja kui tagasi jõudsin hilja õhtul, tahtsin seda artiklit uuesti näha. Eriti sellepärast. 2 asja, 2 põhjust. Kuna nii erine artikkel, esiteks, kui palju südameid on talle pandud, meeldimisi. Teiseks, millised huvitavaid kommentaare ta on saanud. Nimelt, tollal oli ERR-is veel võimalik kommenteerida. Kui aga järgmisel aastal sai Reformierakond uuesti võimule, paljude muude sigaduste ja kuritegevuste seas on üks, mis on seniaani vist täiesti maha vaikitud. Nimelt likvideeriti sealne kommentaarium. Ja veel nii põhjalikult, ka kõik varem ilmunud kommentaarid kustutati. See on õudne kuritegevus. Ega ilmaseta rahva irvhambad räägi. Lühend ERR, see pole mitte Eesti Rahvusringhääling, vaid Eesti Reformierakonna ringhääling. Õudne sigadus. Eriti sellepärast, et need kommentaarium likvideeriti. Eriti sellepärast mindi ka vanade kommentaaride kallale. Eks ka sellepärast oli vaja täielikult ära kaotada materjalide algusest kommenteerimine, et nagu poleks seda kunagi olnudki. Ja kui keegi peaks hakkama õiendama ja vastu vaidlema, no aga vaadake vanemad artiklid, no kus te seal näete kommenteerimisvõimast? Ärge ajage soga, meil pole siin kunagi niisugust asju olnudki. Te kujutate endale asju ette, pole siin kuski sellist märki. Ei ma tagantele tea, millal ERR-i uudisteportaalis kommentaarium alustas. Võib-olla oli see juba palju aastaid. Kui ma võimule tulen, lasen selle kindlasti välja uurida. Eriti aga kutsun üles teavitama, kelle kommentaare, kust kohtadest ja millise sisuga
meie riigi peamine poliitiline pande nimega Reformierakond, tegelikkuses on ta täielik stagnatsioonierakond, laskis jõhkralt kustutada. Nii et võis ka olla, juba ammu kommentaarium eksisteeris. Ja kuna me praegune riik on niivõrd palju aastaid pidanud olema reformikate terrori all, nad oleksid võinud ammu selle kommentaariumi kinni panna. Muideks, palju aastaid oli reformikad veel küllaltki talutavad. See terror ja kohutavate projektide elluviimine hakkas järsult kasvama umbes 2012 aasta. Sellest alates. Kui tulid näiteks siuke asi nagu hirmsa loodri ja raiskaja Kreeka majanduslik suur toetamine ning muud asjad, mis puhas kuritegevus. Nemad ju ammu olid juba Euroopa liikmed ja oleks pidanud olema palju rikkamad kui meist. Kuigi jah, täiesti kuritegelik elektrooniline valimine, selle nad kehtestasid juba 2005. aastal. 2005 aasta, jätke meelde, mis koheselt tõestis nende tulemusi valimistel 10%. Üks inimene on seda põhjalikult uurinud. Ja garanteeris neile pideva võimuloleku. Sellest ajast on me riik suuresti nagu ära varastatud. Massiliste võltsimistega valimistel pole rahvast seda tulemust saanud, mida on soovinud. Aga tänapäeva eestlaste seas on aina enam idioote, kes vabatahtlikult ja rõõmuga osalevad elektroonilistel valimistel. Valimistel, kus valimustulemus on suuresti ette teada. Näe, nüüd Putin võttis Eesti Reformierakonnalt elektrooniliste valimise üle, see süsteemi, ja kiitis seda. Kusjuures muu maailm seda ei kasuta. Peale Eesti, Venemaa ja veel üks kahtlane Ladina-Ameerika riik on. See on tohutu au Eestile. See on paras seltskond, kus me asume. Tänu me riigi peamisele poliitilisele pandele. See on tõeline mudaliiga. Elagu Eesti mädariik. No küll selle varsti lõpp tuleb. Nii et nad pidevalt valimistulemusi enda suva järgi võltsivad. Lisaks tohutult on mehitanud oma inimestega riigistruktuuri. Ja kuna tunnevad endid niivõrd kindlalt, oleks võinud juba ammu ERR-i kommentaarium likvideerida. Arvan aga, et ma tean, miks varem selleni jõutud. Ehiteks, ka viimastel aegadel, kui pidevalt tõusis kommenteerijate hulk, nende arv oli siiski väga väike. Tõenäoliselt suurim põhjus oli, et seal sai kommenteerida ainult eelneva registreerimisega. Näiteks ma ise proovisin seda teha, aga ei saanud hakkama. Nojah, kui oleks viitsinud minna sellepärast raamatukku ja kasutada seal ID-kaardi lugejat ja võib-olla ka oleks tööd aidanud, et võib-olla siis oleks hakkama saanud. Aga ikkagi tundus, et tasapisi kommenteerijate hulk muudkui kasvas. Mis aga eriti oluline. Huvitaval kombel enamik sealseid kommijaid olid konservatiivid ning pealegi paljud neist terava ütlemisega. Nii et reformikate ja teiste taoliste pooldajad ja keegi ei julgenud neile sealt vastu hakata. Selle ühtsel seltskonnale. Nii et nad kõvasti pilasid ja paljasid ja pilksid. Eks seetõttu Reformierakonna juhtkond oli saanud niivõrd vihaseks lõpuks ja oolsid oma tundi, millal uuesti võimule saada ja siis kiiresti see sõnavabaduse tõeline oaas likvideerida. Koos selle andekad tegijad olid seal, koos nendega. Küllalt oli nii. Need kommijad tegid mingid artikli hakkasid kiiresti piuks ja põrmuks. Nagu ühtne meeskond-naiskond. Lisaks mõnusad pilkasid. Aga ei mitte mingisugust otsest viha või vaenusest ei olnud küll. Rääkimata vägivallast. Nii, et kõik oli tore. Väga meeldis mulle. Ajab ikka vihale küll, kui maksumaksjate rahadega pole võimalik segamatult nende ajusid peedistada. No niimoodi see Reformierakond arvab.
Või nagu mu presidendi raamatus on väga terav ütlus, loosung. Eessed, lõpetage koheselt ära tavameedia väljaannete tellimine ostmine. Teie endi rahade eest teie endi peale situtakse. Kas ei ole hästi öeldud? See on mu enda isikud välja mõeldud. Nii et reformikad said 2021 aastal niisuguse kuritegevuse ja sigadusega hakkama. Kahjuks aga me konservatiivid olid nendega mestis. Ei, muidugi mitte. Tavaliselt korralikud inimesed, kes kahe jalaga maa peal ja ei soovi, et meie riik muudetakse julmade eksperimentidega õuduseks. Nii see selles suunas kogu aeg liigub see asi. Niigi me põhiseadusraamatuke, mida väga austati veel 90-ndale, on saanud suuresti tänapäeval tualettpaberiks muudetud. Ainult tagumikku pühki sellega. Küll aga me konservatiivide juhid, vot nendes on probleem, kes osadesse konservatiivse suhtuvad üleolevalt ja vaenulikult. Lisaks nad on ka konservatiivide lõhestajad. Need on EKRE juhtkond, Objektiivi juhtkond, EKRE uudisteportaali Uued uudised juht Jüri Kukk. Neist oleks mul palju rääkida. Nende isikute tõelistest paledest. Palju ebameeldivat isiklik kogemusi on. Lisaks ka nad täiesti süüdimatud. Olen saadud neile nende kohta paljastavaid materjale. Vastu nad ei vaidle. Ei ütle. Ma valetan või ma eksin, on ju. Küll aga ennast nad muuta ei kavatse. No küll ma panen nad end muutma. Lisaks ka muud huvitavad materjali on nende kohta olemas. Sellest oleks materjali lausa mitmeks saadeks. Kuigi esialgu pole mul aega, vajab teist asjad rääkida. Selleni praegu ei jõua. Iga asi omal ajal. Nii et ma väidan, tol korral olid me konservatiivide juhid reformikate mestis. Et kuidas nii? Te imestate kindlasti. No vähemalt kaudselt olid. Ma siis väga kiiresti avastasin. Appi! ERR-i kommentaarium täielikult likvideeritud. Kirjutasin kiiresti põrutava teksti ja saatsin selle Objektiivi juhtkonnale ja toimetusse. EKRE kõige tähtsamate liikmetele, EKRE uudisteportaali Uued uudised juhile ja selle toimetuse ka. Vastuse nagu enamasti ikka, täielik vaikus. Oleks siis kas või oma nime all või anonüümselt avaldatud. Kas või lühikokkuvõttegi sellest tekstis. Et endalegi endale au võtnud. Nii. Niisugused kaagid on. Nii. Endil on meedia olemas. Kuigi niisugune kohutav kuritegevus reformikate poolt ja sõnavabaduse jõhker maha surumine. Oleks siis vähemalt konservatiivide seas kõvasti lärmi teinud. Ja võib-olla oleks ka mingi määra sattunud ka see asi tavameediasse. Pealegi, sai juba öeldud, see kommentaarium oli nagu mõnus konservatiivide klubi. Olin uurinud ka nende isikute kohta. Seal ainult oma nime all oli võimalik kommida. Nii et kõik nimed on teada. Avastasin, et teatud osa neist nii tähtsad EKRE liikmed. Nad on ringkondades juhtkonnas. Et see lausa netis üleval EKRE tähtsa infona. Samas kui ei ühegi partei pea kõikide liikmete kohta mitte mingit avalikku infot pole. Et see asi on salastatud. Mis partei asub. Ainult see juhtkonna. Juhtkonna enamasti avalikustatud. Nii. Ja nüüd need jubedad kannatavad. Need EKRE liikmed. Et lisaks ka hoop allapoole vööd. Ei mingit eelnevat hoiatust polnud. Lisaks ka kõik senine nende töö ja looming ühe hoobiga, ühe hetkega oli hävitatud. Õudne. Nii et kahjuks me praegused konservatiivide juhid absoluutselt kõlbmatud meie konservatiivide üldjuhtes.
ainult üks pisinike kildkondlik värk käib neil nende vahel. Aga pole halba ilma heata. No seda enam vesi minu veskile. Ma olen neile korduvalt kirjutanud. Kõik konservatiivid Eestis, ühinege. Ja ma kavatsen seda hakata tegema, kui olen oma saatega jõudnud nii kaugele, et tutvustan pööraseid plaane, mida ma hakkan presidendi ette võtma. Kuigi seal on kindlasti väga palju asju ka, mis EKRE vaenajatele meeldib. Lihtsalt üldinimlikud ja kõik siuksed asjad. Rohkem enamik ongi tegelikult need. Aga olgu need praegu veel saladuses ja suurtes üllatuses. Kuigi ma siin ühte asja lühidalt mainin pärast. Arvate, et ma liialdan? Laske käia. Noh, et ma ei saa presidendiks ja siuksed asjad. Ainult, et ma soovitan vaadata YouTube'i kanalil Kerro Märilin. Siuke saade oli. Nimetus on 2023 prognoos, mis tuli välja 10.01.2023. Ja eriti sealt vaata 8-9 minut. Ja lugege ka minu 3 kommi. Ja vaadake, kui üllatunud Kerro on, kui need asju räägib, mis kaardid seal ennustavad. Nii palju ennustusi mu saamise kohta Eestimaa juhiks. Ja kui paljudes ennustusi mul pole veel aimugi. Ma ei ole ju väga siilikult otsinud neid. Pole aegagi. Nii. Ainult, et seni on nii tavameedia kui konservatiivid püüdnud mul suu kinni hoida. Nii et pole ime. Seni pole need ennustused veel täppi läinud. Eriti 2021 aastaks oli palju ennustusi. Ja mitmed ennustused rääkisid nagu ühest suust. Täiesti uus ühiskond on ukse ees. Ja vanasse enam kunagi tagasi pöördumisi tule. Ma olen sellega täiesti nõus, kui ma võimule saan. Siis aga EKRE juhtkond niivõrd sigatses. Juba teas ette, et senise poliitikaga ja taolist oludes see 2021 aasta, jah, siis EKRE niivõrd sigastas. Et senise poliitikaga ja taolist oludes nende kandidaat iialgi ei saa presidendiks. Helmed ei julgenud enam presidendiks kandideerida. Ja nende asemel saati tulle teise ešeloni mees. Väga igav mees võrreldes nendega. Mitte tal muidu midagi häda oleks. Ma kirjutasin neile kohe. Te lähete siilikult kaotama. Kui ikka saata oma mees, EKRE suurimad tähed, Mart või Martin Helme. Need esmajoones. Kuna aga 2016 Mart Helme sai uskumatu kaotuse osaliseks presidendi valimistel. Ta sai 16 häält umbes 350. Siis kirjutasin neile, et seadke mind oma kandidaadiks ja ma kohe astun EKRE liikmeks. Aga muidugi ei mu pakkumisele suvatsetud sõnagi vastuta, kuigi ma oleks oma programmiga niukest maavärinat teinud tookord. Ja väga palju pooldajad leidnud EKRE-le juurde. Kuigi ma lisasin mitmeid tekste, kui palju erinevaid inimesi on ennustanud minu kohta, mu saamise kohta Eestimaa juhiks. Ei saa ju olla, kõik eksivad ja pealegi ühte moodi, absoluutselt võimatu. Tulen nüüd oma jutuga alguse juurde tagasi. Kahjuks ma vahetasin teemasid, midagi teha pole. Aga oli vaja mitmesugust infot anda teile. Nii et tollase Ameerika presidendi Donald Trumpi aus ja eluline jutt siiski pandi ERR-is üles. Aga ei seda suhteliselt sõltumatu isikut me võltsliberaalid salli. Kui siis sama päeva õhtul koju tagasi jõudsin, tahtsin näha, kui palju südameid sellele toredale artiklile on pandud ja millised komme on lisatud.
Kohe räägin sellest, ma natuke veel seletan. Nii. Keskmiselt vast 3 päeva seisavad artiklid ja videolood ERR-i uudisteportaalis üleval. Kui satub olema nädalavahetus, kus uusi lugusid tuleb palju vähem peale, siis kauemgi. Ja mida vanem lugu, seda enam allapoole, tahapoole kukutatud. Kahjuks on täiesti toimesse suva, millist asju nad hoiavad üleval võimalik kaua, millised hoiavad tavaliselt, keskmiselt nii, millised aga tahavad kiiresti lahti saada. Kahjuks see on üks ebaõiglane, ebaaus värk. Mitte keegi sellest ei räägi. Lihtsalt imesta, mis inimesed on, et mitte midagi nad ei näe ja mitte midagi ei kuule ja midagi aru ei saa. Isegi konservatiivid pole väga. Neid saated sadu ja tuhanded vanad seal kuulanud. Nii. See on niuke korralagedus. Oleks seal kord majas ERR-is. Kõik asjad oleksid kuupäevade kaupa lahtatud. Millal nad sisse tulid ja kordagi ei muudaks nad asukohta. Ja nii lihtne oleks leida kohe, kus on kõik, mis värskemad uudised on. Lihtsalt teatud aja mööduses nad koos jõuaksid lõppu ja kaoksid ekraanid. Kahjuks ei ole ma kordagi lugenud kuskilt selle anarhia koht kriitikat. Aga ei, ma üldse imesta. Meil riigis tihti palju suuremad probleemid, aga kõik on vait. Või ka lihtsalt täiesti pimedad. Võt siin üks väga hea näide. Näiteks koroonahüsteerikust Tallinna linnapea laskis Tallinna joogivee ära solkida alates 2020 aasta vara kevadest, siis kui tuli see koroona paanika tuli. Aga kõik on vait. Me kukkusime hetkega tagasi 90. aastate algusesse, kui Tallinnas oli veel jube kloorivesi. Küll ma tast veel juttu teen eraldi. Nii, nüüd Trumpist uuesti. Kui siis jõudsin sama õhtul koju tagasi, alguses vaatasin, ei olegi enam see artiklit üleval. Täitsa ehmund olin. Lõpuks siiski leidsin, aga pea lõpust, seal kus päevi olnud asjad, päevi üleval olnud asjad, või vähemalt 2 päeva, mitte vähem, enamike asjade puhul. Lisaks tundub, et see nii tore artiklike, ta oli kohe hommikul ühe hoobiga kõvasti allapoole kukutatud. Nii kui mingi kaabakas toimetuses arvuti taha sai. Tore artiklike küll, aga vale isiku poolt välja öeldud asjad ja liiga ausalt öeldud asjad. Mul on selle kohta isegi arvamus. Võib-olla oli see peatoimetaja, kes siis tööle jõudis. Ülemused tavaliselt jõuavad hiljem tööle. Ei pea nii vara tööle tulema. Mul on mugavamad last. See on usutav variant. Ja siis said alluvad korralikult pähe, kui ta avastas selle, et see asi on üles pandud. Et mis jama see on? Meie vaenlane Trump üles pandud ning siin niisugust juttu ajab, mis paljudele kindlasti meeldib. Pealegi me peame ju meie valitsuse eest sitsima. Appi! No kes siis koroonat kardab, kui nii avameelsed ja julged väljaütlemised nii kuulsa ja mõjuka isiku poolt? Ja see korralagedus viimitamatult likvideerida. Just nii! Kuigi jah, mul on raske ERR-ist aru saada. Samas kui nende endi artiklite poolt, nende endi autorite poolt päris palju kriitilise tekst on ilmunud koroonateemadel. Siit pärast plakatis ka näete siin. Erinevad plakatid. Ja siis pole küll tähele pannud, et need kiiresti peetakse ekraanilt ära. Jah, võid ju seal lõpus hoida materjaliga päevi, aga pea keegi seal ei näe. Keegi käi seal. Mida eriti ilmekalt näitas see artikkel. Mu mäletamist mööda vist oli tal lausa 0 kommentaari. Südameid oli ka. No 1 oli või 2 või. No võib-olla ainult 1 oli, see oli mina olin pannud selle. Meeldimise. See 1 muidugi minu poolt lisatud. Nii et
nii tore asi ilmus ERR-is. Ja veel loetud päevad pärast koroonahüsteeria algust, mis oli 12. märts 2020. Mil isegi hilisemad koroonaskeptikud, paljud neist veel kartsid. Kahjuks aga pole seni pea keegi sellega tutvunud. Niivõrd tore artikkel. Nüüd saate kõik ka tutvuda. Panete Google'isse selle otsingusse, panete selle artikli nimetuse ja peaks välja lööma. Ma olen varem küll proovinud seda ja on õnnestunud. Nii. Kui ma võimule saan, lasen otsida, mida Trump on veel huvitavat koroona kohta ütelnud. Ja parimad asjad laseme eesti keelde tõlkida ja avaldada. Loodetavasti ta pärast ei murdunud ega mandunud. Igatahes algus oli küll väga palju tõotav. Ajudega inimene ja elu lähedane. Aga sellised just me tavameedia ja enamik poliitikud vihkavad. Ahah. Enne enda lühitutvustas ühe väga tähtsa asja unustasin. Enda kohta ütlemast. Ma olen 53-aastane. Ma olen sündinud 26. september 1970. Muidugi paljud sooviksid palju enam minu kohta teada. Pole probleemi, üldsegi mitte. Vastupidi, olen tihti šokeeriv tavameelne. Aga praegu on tähtsamaid kiiremaid jutte. Võite aga soovi korral kommentaariumis mulle küsimus eitada. Ja ka eraelu teemadel. Ma arvan, et kõige parem oleks siis nii. Kõik, mis asjalikud ja huvitavad, mis küsimused, siuksed küsimused, kogun nad kokku ja teen hiljem eraldi saate või saated. Siis saavad kõik tutvuda ja kes soovivad. Ühes kohas on need. Soovitan neid saated, mis ma hakkan tegema, või neid kohti saates, kus ma räägin. Enam kui ühe korra kuulata. Siin on nii palju uut infot ning enamik neid asju te ei kuule mitte kuskil mujalt. Lihtsalt ühe korraga pole mitte kuidagi võimalik kõike seda omandada. Ei jää meelde ega paljud ei pane tähelegi. Ka see, et ma ajan sisukat juttu. Ei mingit mõttetut mula ja sõnavahtu. Mul pole aegagi selleks. Pealegi, kui ma räägin, siis te ei pea ju arvuti ees istuma, mis te ikka mind kogu aeg vaatate. Panete käima ja arvuti ja samaaegselt saate kodus oma toimetusi teha, kodused toimetusi. Nõusid pesta ja koristada ja igast süüa teha ja kõike muud. Nii et 2 kärbest ühe hoobiga. Nii on huvitavam ka. Kergem toimetusi teha, tööd teha. Kui on huvitav jutt taustaks. Et ma ise ka, kui mingi huvitav saade on YouTube'is või huvitav koht saates, enamasti kuulan korduvalt. Aitäh! Ma polnud eelnevalt kordagi kuulnud niisugust nime nagu Risto Rossar. Ega enamik teistki ei tea. Aga niisuke põrutav artikkel ja pealegi juba koroona jama alguses. Kui oli veel väga vähe analüüse ilmunud. Polnud veel kuu aegagi seda koroona jama juba niisugune artikkel tuli. Nii et see kindlalt on tema enda mõtted. Pealegi see kõige huvitavam koht tema artiklist, mis ma siin välja toon, jutumärkides, puudutab ju otseselt mind. Pani lausa mind itsitama kõvasti. Uurisin ta kohta. Natuke on infot Google'is. Ta on tegelikult ärimees. Kuigi ühe ärimehe kohta küll hämmastavalt tark ja ettenägelik. Aga tal on ka nõrgad kohad, mis vajaksid kõvasti arendamist järele aitamist. Esiteks, ta peab praegust ühiskonna toredaks, millest kardab ilma jääda.
Loodan, et hakkab mu saated vaatama ja varsti juba muudab oma arvamust. Teiseks, tema teadmised diktaatoritest põhinevad vist kooli ajalootundest, kus väga lihtsustatud nägemine, mis lastele antakse. Et on pahad, on ainult head ja on ainult halvad, et vahepealsed üldse midagi pole. Jah, sellel võiks pikemalt peatuda, aga praegu mitte. No kui ma jõuan koroonavastaste plakatitega ühele poole ja hakkan tutvustama omi tohutud plaane presidendina, kas või osagi sellest, siis peaks teid muigama ajama tema kartus diktaatorite ees. Kuigi jah, üldsegi mitte põhjuseta. Oleks see koroonaterror muudku aga edasi kestnud. Seni ajani praegu ja veel edasi veel ja pole välistatud, et varem või hiljem juhtub niimoodi, et tänu sellele oleks tõesti kuskil maal mingi hirmus diktaator võimule tulnud või isegi mitmeid tulnud võimule. Ja alguses rääkinud mesijutte rahvale koroonafašismi kiirest lõpetamist, kui te aitate võimule. No ja oleks seda teinud ka siis, on ju. Võimul olles aga demokraadi mängimise kiiresti lõpetanud ja ei tea, mida kõike korda hakanud saatma, kui võim on käes ja piiramatult. Ka see suur vahe minuga, sellised võimalikud diktaatorid oleksid rääkinud rahvale põhiselt ainult koroonafašismi kiirest lõpetamist. Mis aga hiljem plaanis, seda oleks seni saladus hoitud, kuni pole veel võimul. Mina aga peamiselt tutvustan imelisi ja pööraseid asju, mida kavatsen hakata ette võtma, kui võimule saan. Igatahes, kui ma enne selle tundmatu, kuid fantassia mehega nimega Rossa Risto ei kohtu, kindlasti siis, kui olen saanud Eesti Vabariigi presidendiks. Ma siis uurin, kus tal niisugused mõtted, mis huvitavad mõtted tal veel on ja nii edasi. Tutvustame seda omamoodi imemeest ka Eesti rahvale. Ajab naerma. Tegelikult ta püüdis kallist Eesti rahvast minu eest kaista, et aitäh talle. Nüüd tuleb plakat number 2, kus tutvustan 4 lugu. Enne aga, kui seda näitama hakkan, natuke tahan kommenteerida seda. Nüüd tulevad tervelt ühe suure plakati ulatuses kõik lood ühelt ja samalt autorit. Täiesti hämmastav. Sellist asja hiljem küll ei ole. 2 artiklit ja 2 raadiolugu. Indrek Kiisler, kes vist põhiselt raadiolugusid teeb ERR-is. Millegipärast selle teema kajastamine tal väga õnnestus. Suurem osa lugusid, mis talt leidsin, panin plakatile. Ja ega tema jutud seal praktiliselt ei kordu ka seal. Piisavalt erinevad on need jutud. Pole nagu teiste teemade kajastamisel tähele pannud niivõrd kõrget taset. Kui presidendiks saan, lasen talt otsida ka teistel teemadel häid lugusid. Huvitav, kas ükski neist küündib siinsete tasemeni. Ja ka mida uut ja huvitavat ta siis räägib või kirjutab. Igatahes koroona jura käsitsemisel jättis küll suurem mulje.
ja veel üks väike jutukene. Siin esimene siin lugu, mis ma näitan nüüd, seal on lisatud üks hästi kihvt kommentaar, mis ma siis leidsin. Tuletan meelde, tollal oli RR-is uudisteportaalis olemas veel kommentaarium. Millegipärast aga ma ei pannud siis autori nime kirja. Nii et paluks autor välja. Anda teada, kes see oli. Aitäh. Aitäh! Tänan tähelepanu eest. Selleks korraks praegu kõik.